tere, armas pererahvas! Minu tänase episoodi vestluspartner on pöörane, hullumeelne kameelian Jussi Aasma. Ja ma kohe vabandan ära, et ma naerisin natukene liiga palju. Nii et võite volüümi natuke maha tõmmata ja alustada kuulamist. Tere, Juss! Tere! Aga tere tulemast minu podcasti. Tere, Liis, rõõm näha. Okei, ma juba tean, et see läheb nii tuksi, sest see on juba naljakas. Aga Jussikene, minu podcasti nimi on Tervelt segane. Ja mina arvan, et see on sinu definitsioon. Ja ma arvan, tead mis, Liis? See on ka sinu definitsioon. See on meie definitsioon. Ja tead mis, Liis? Kokkuvõttes selle teadmisega ei peagi me rohkem mitte midagi siin rääkima. Et sellega on ka minu meelest või podcasti lühidalt kokku võtta küll juba. Subtiitrid, need reklaam, go to commercials. Ja, dekooras näeme. Aga Juss, mina mõtlesin üldse, kus ma nagu nii-öelda teele lähen, sest nagu sinu puhul on see, et no vahet ei ole, kõigest saab rääkida. Et sa oled väga esiteks kameelian, vahet ei ole mis valdkond, sa igal pool minu meelest midagi nokitsed ka veel nagu. Aga mis on nagu viimase aja, ma arvan, suuri muutus on kogu sinu see mindset, kogu sinu elustiil ja me jõuame sinna. Aga kõigepealt ma tahaks, et sa räägiksid, milline oled sa olnud nii-öelda varasemalt ja ka lapse eas. Lähme kohe megatiibiks. Räägime oma lapsepõlvest, Juss. No minu loomus inimesena, ja see on ka olnud maast madalast, on olnud olla aktiivne. Olla aktiivne ja väga mänguline. Et mina nagu kindlasti ütleme kuivikuga või kuivikutega, meil ei ole väga millestki rääkida. Meil ei ole ka midagi väga nagu teha. Et mind on lapsena või noorena väga, ütleme, kõik, mis puudutab igasugust aktiivset tegevust läbi spordi. On selleks jalgpall, on selleks pallimäng, on selleks pallivise, on selleks mis iganes võimalus kedagi üle kavaldada, kellegiga võidu midagi teha, ujuda, hüpata kuskil, action. Et see on minul midagi, mis ega see ei ole siiamaani kuhugi raugenud. Ja miks? Et seal tulevad mingid sellised emotsioonid, mille mina panen kokku sellisse patta nagu life, eks. Et seal on positiivsus, seal on naeru, seal on adrenaliini, seal võib ka olla natukene hirmu, millest ületada. Et see osa, seda tuleb nii kaua pikendada, kuni inimene nagu reaalselt saab ka. Et nüüd, ja mina oma iganädalases töös juba pea 10 aastat töötan noorte ja töötan lastega ka. Ja minu ülesanne seal töös on arendada neid vaimselt, arendada neid loominguliselt, arendada neid füüsiliselt. Minu tööülesannete hulka kuulub see, et teha kõige mustemaad või igavamana näivad harjutused neile võimalikult põnevaks. Ja seda on võimalik saavutada ainult selliselt, et sa teed selle läbi mängu neile põnevaks. Et sa saad nende mängumootorile pihta, et õpilane noor inspireerub, ta läheb käima, ta saab aru, ta näeb, mis ma pean tegema. Selleks, et unustada või tegeleda siis nagu rohkem võib-olla jamaga. See on üks asi. Ja õpilastele ja ka spordis, mis ma olen öelnud nagu noortele või ka endal tagantjärgi vaadatuna, et sul peavad olema mingid eesmärgid, sul peavad olema mingid kuupäevad, sul peavad olema mingid numbrid, mille nimel või kuhu sa liigud, kuhu sa nagu lähed. Et sul on mingi eesmärk pandud, võistlusspordis on sul mingid tulemused, mida sa pead ületama, et minu meelest sport ja nüüd aktiivne kõik see nagu ja ka muusika ja ka instrument või looming, mis iganes, et see peab olema kogu aeg kasvav, arenev ajas ja nii edasi. Et mina seda annan nagu oma töös nagu oma õpilast edasi, täpselt sama mänguline ja aktiivne olema isana oma tütardele, et meid seob mäng. Kui on kuskil võimalus visata palli, pall peab esiteks autos olema, alustame sellest. Või et need, kui vaadata minu pagassi praegu, seal on rulluisud, boksikindad, tulirelvavöö,
langevari ja hüppenöör ka veel, et kõik variandid, et kui lapsed tahavad midagi teha nendest. Et siis on kogu, et näiteks palliviset võib harrastada ka praami oodatees, kuskil parklas, et kõik võimalused ära kasutada selleks, et olla aktiivne ja mänguline. Nii, et see on nagu minu, sorry, nii. Nüüd tuleme selle küsimuse juurde tagasi, mis ma su käest küsisin. Mida ma vastasin? Et sina noorena, et sa olid aktiivne, aga sa oled olnud siis kogu aeg nagu nii-öelda spordilembeline. Samas ma arvan, et sa oled kindlasti olnud ka siuke nagu nii-öelda paha poiss. Ma olengi. Siiamaani sellest pole välja kasvanud. Et tänaseks päevaks nagu, ma ennem kuulsin su vanust, et ei ütleks, et sa hakkad kasvama sa hakkad jõudma mehe ikka. Väga tänan, Liis, aitäh. Selle teadmisega pärast on siia tõesti juba tasus tulla ainuüksi. Aga et kas sa oled nagu nii-öelda, et kui tänaseks päevaks on Jussikene meil väga siuke nii-öelda teadlik, sporditeadlik, terviseteadlik ja väga palju on muutunud, siis sa ei ole ju selline olnud nagu terve elu. Ei. Et pigem võib-olla avagi nagu seda, et milline sa olid näiteks teismelise eas? Teismelise eas, tagantjärgi ei viitsiga nagu võib-olla nagu isegi meenutama hakata, nii. Aga vaat see taandub jälle sellele, kuidas ma ütlen, et kes sinu neid kirge või actioneid või andeid, kes võtab sul selle nagu oma peale seda sinus arendada, arendada, seda suunata, kuhugi viia edasi. Et mul on tunne, et ma olin võib-olla teismelise eas natukene niisugune lost. Või et ma ei saanud aru, mis on väga hilisemas elus ette tulnud, et sa ei saa nagu küüni taha, et sa ootad seda võib-olla kuskilt väljast, kellegilt teiselt ja jäädki ootama. Ja siis saad jälle kuidagi sellele ise nagu pihta, et nüüd ja siis ei ole väga palju aastaid, kus ma ei olegi mitte millegi võib-olla viitsinud teha, kui iseenda update imise või mis iganes valdkonnas see siis on nagu. Aga millal see nii-öelda muutus tuli? Tead, need on siin niimoodi kuidagi üles alla käinud, aga kus ma olen nagu elus võib-olla haiget või laksu saanud ja muutunud läbi selle niisuguse paha poisiks, ütleme siis nii, et kui saab kannatada näiteks sinu loominguline mina, või saab kannatada kõige, ütleme, mingi kallim osa sinust nagu, et kui sinna on nagu elu nagu toonud mingid inimesed, kes sinna just nimelt nimme hakkavad kogu oma energiat suunata ja sa pead nendega võib-olla mingit ruumi jagama, et siis on ainult lasi läinud nagu mädanema ja mädanema läks ka kindlasti, ütleme, sellisel ajal, kui oli vabariigis kehtestatud minu jaoks nagu võib-olla ega paljude jaoks arusaamatu olukord, nagu seda oli COVID-i mingi, ma ei tea, mis iganes piirangute life on ju. Et neid tegevusi, ja kui me nüüd räägime sellest, et tahad olla aktiivne, igasuguse asju teha, siis see kõik võeti ära ja millega siis nagu lõppkokkuvõttes siis nagu taandus, et kodus ülesöömist keegi nagu ei keelanud või mingid makarone ja ma ei tea, mis kokakunsti või seda köögipoolt sai täiendada, tore ja kindlasti sai ka juua ära vist kõik maailmaveinid, või maailmaveinid, mis kuidagi kuskilt tuli, et ja siis sealt nagu, ütleme, kui uksed järsku nagu lahti läks, tuli ka natuke nagu, ütleme, et läks aega, et jälle nagu sõbraks saada. Ja peale seda ma mõtlesin, ma nagu nüüd ei viitsi nagu mitte midagi nagu midagi muud või midagi, mis teeb mind kuidagi nagu raskemaks või laisemaks või röövib kuidagi minu nagu aega või energiat või see käib ka väga paljude inimeste kohta, et seal ütleme, kuskil 35. eluaastas sa tunned või vähemalt mina tundsin, et kõik inimesed ei ole head, ma tahaks võib-olla öelda enda noorema versioonile seda, et sa pead hästi tunnetama energiat mingite inimeste puhul, kes aktsepteerivad, keda sa saad usaldada ja kellelt sa võid saada lihtsalt nii rätsilt haiget, et sa ei jõua pärast neid
mis iganes asju seal kinni maksma pead, on see psühholoogi külastus, on see, ma ei tea, mis iganes, et õppida inimesi tundma, jah, kellega oma energiat, aega, kindlasti mitte üldse kulutama hakatagi, alustama sellest, ja siis kellega vastupidiselt nagu kulutada või olla. Et kuskilt 35 ma kuidagi ütleme, nautinud aega palju üksi, nii palju on teha, nii palju on kasvada, nii palju areneda, nii palju asju, kuhu veel tahad jõuda. Ja selle nagu ringi kuidagi nagu nii, tõenäoliselt mul on kõik olemas või kõik on nagu hästi, aga see ring on kompaktne. Et näiteks kunagi, kui ma olin, ma ei tea, noorem, palju actionit, palju üritusi ja mulle meeldis nädalavahetustati või ka nädala sees tarbida alkoholi. No siis neid inimesi see ring oli oluliselt suurem. Ja nende inimestega pidi nagu kogu aeg nagu reaalselt midagi nagu tegema ja siis meid liitis kindlasti hea seltskond, hea söök ja ka lauluõli või kuidas iganes seda nagu nimetada. Kõik need üritused ja siis me nagu käime, kõik on ka nagu tore ja ongi väga vahva. Kuna siis selle hetken, et sa võid olla kas ületöödanud, läbipõlenud, väsinud või sa lihtsalt nagu tunned, et ma tahaks nagu trenniga kuhugi jõuda, mitte jälle ennast välja suretada kuhugi. Või tahad kuidagi nagu stabiilselt nagu kasvada. No siis teedki oma elus mingi hetk lihtsalt või mingis vanuses väga ranged korrektuurid. Ja mis korrektuurid sina tegid? No ma tegingi mingite inimeste suhtes, keda ma oma nagu ringi võib-olla ei lase, keda ma väga hoian ja armastan ja mingi pidutsemine või käia kuskil väljas ja see on nagu, ütleme, väga mitu aastat olnud selline asi, kus nagu see ei anna midagi, et mulle meeldib käia kainena väljas, sõidutada sõpru, tunda rõõmu ja mul järgmine päev ainukene mure, mis mul võib olla, on võib-olla unevõlg, on ju. Ja selle ma elan üle, aga kui peaks olema unevõlg ja ütleme siis, ma ei tea, kutsehaigus pohmell või nimetada, et siis on juba päev läinud sinna samusesse, et siis ma ei saa mitte midagi teha, et tahad nagu oma aja suhtes olla oluliselt palju rohkem produktiivne, et lavakunstikool seda õpetas, pikad päevad, kuidas tuleb teha kõik aeg võimalikult endaks nagu produktiivseks, et sa kasvad, õpid, tahad sa seda või mitte, eks ole, toona tudengitena. Siis hiljem on sellest ajast on väga kasu, siis sa tahadki teha endaga mingeid niukseid 2, 3, 4, 5, 6, 7 aastaseid rännakuid, kus ma lihtsalt, et ma saan öelda aasta lõikes endale aasta lõpuks, kus iganes, yes, well done, mida ma saan veel paremini teha, kuhu edasi. Et mul kuidagi pikk jutt ja nüke jutt, aga mingi jutt ta nagu oli. Midagi nagu iskas, aga sest ma arvan, et väga paljud tegelikult ei julge teha seda korrektuuri näiteks inimeste näol, et või kardetaksegi tegelikult olla üksinda ja üksi aega veeta, et mida rohkem sul inimesi on ümber, seda nagu lahedam sa oled, sa ei pea tegelema enda muredega, sa ei pea endale otsa vaatama. Ja ma olen, mul oli väga raske seda mingis eluetapis aktsepteerida, et kui sa oled harjunud sellega, et su ümber on action, ja su ümber on, ma ei tea, sõbrad või ma ei tea, lapsed, kõik, kogu aeg on mingi asi. Melu. Nii, ja siis tuleb näiteks Covidi mingi, või pandi mind luku taha nagu üksi mingiks nädalaks 2. Katsu nüüd seal toime tulla nii, et sa nagu seal peas totaalselt nagu lolliks ei lähe. Et see mul ei õnnestunud küll, see oli väga-väga valus niuke iseendasse vaatamine, puhastamine, kõik valu tuleb kuidagi asendada, ma ei tea milleks, nii. Ja ma olen kokkuvõttes tagantjärgi, mingi toona see aeg ja aasta hiljem see tundus nagu, et kuule, mis tänulikkus siin üldse näha, on ju. Aga ei, sa mingid saad aru, sa õpid valu, sa õpid asju teistmoodi sellele reageerima. Et valust on võimalik inspireeruda. Aga mis sa ütleks, et mis on olnud kõige nagu suuremad muutumised su elus ja mis valdkonnad on sellega pihta saanud, kui sa näiteks otsustasidki, et sa üritad olla karsklane või siis, et sa tõesti ei tarbi enam märjukest?
ma ei tea. Ega siin midagi positiivset ei olegi. Ei, kuidas ma ütlen, noh. Kuidas ma ütlen? Ma arvan, et kindlasti minu elus tuleb mingi ajahaken, mingi koht või kus ma tunnen, et nüüd ma võin lubada endale. Et ma olen teinud mingi pika töö ära ja nüüd ma siis, ma ei tea, lasen siis korra, ma ei tea, auru. Selles ei ole midagi halba, kui see selliselt on. Aga mida ma ei saa endale lubada, on regulaarne lauluõli tarbimine, ütlemis nii. Et seda ma olen esiteks elus teinud kunagi, see kõik võib ka olla väga tore ja fun, aga kui sa näiteks reede õhtul on sul bändiga üritus, mis iganes, pärast seda on sul adrenaliini üleval, et sa tahad poistega nagu tähistada, siis sa järgmine päev laupäeval ärkad üles, oled kuidagi mingi pool täitsa, ma ei tea mis, kuidas see õhtune esinemine jälle ära teha, siis sa saad silmad lahti, kuidagi teed selle õhtuse esinemise ära, on sul jälle adrenaliin laes, siis on vaja see lauluõliga kuidagi jälle maandada. Pühapäeval sa ärkad üles, sa ei saa mitte midagi aru. Nii kui sa lähed esmaspäeval trenni, hakkad seda kõike seal kuidagi nagu välja higistama, saavutad umbes neljapäevaks sellise, inimese tunde, ütleme nii. Ja reedel, kui sul on oled et see ring või see mingi muster, ma tundsin, et nagu kaua võib seda nagu, et seda peab ümber õppima või seda, et kas seda on võimalik ümber õppida ja see soov, et seda ümber õppida, et näed, see saab teistmoodi ka, et jah, sest mis meil nagu ühiskond teeb, või minuga toona, nüüd ma lähen ajast natuke tagasi. Et ma mäletan, kui ma olin 16-aastane tiinekas ja minu tiineka ajal oli kombeks, ütleme, et meestel olid kitsad teksad jalas, all olid mustad ilma paelteta kingad, triiksärk ja osadel meestel oli veel see sonks, et sul on pea on kiilakas, aga siit eest tuli tukk. Siis käidi niimoodi ringi vahepeal. Pilt umbes oli selline. Ja mulle öeldi siis ka, et kuule, just oota veel 2 aastat. 2 aastat. Et siis sa saad poest osta õltsi ja tõmmata suitsu. Siis sa oled mees. Et see manati nagu ette kuidagi või toona mingi ühiskonna poolt või mis ma nagu suutsin toona noorena võtta, et nagu et kui see kuupäev, et see on kuupäeva tähtaja põhiline mingi asi, meheks saamine, mis see tegelikult oli, see on lõksu kukkumine, Et see on lihtsalt kõige ühiskonna poolt kõige suurem viga, mis saab minust noortega teha, et oota ära, kui saad 18, siis sa saad osta poest alkoholi. Jah. Et see nagu annab nii totaalselt vale signaali ainult toona mulle ja siis tuled sealt poest välja. Käes on presidendi Pilsner või mis toona, ma ei tea, oli ja siis teises käes on, ma ei tea, mingi Red and White või ma ei tea, mida mul toona oli vaja kimuda ja kõnnin tähtsa näoga ringi. Ma olen nüüd mees. Aga kes ma tegelikult olin täielik loll. Täielik. Ja aga ei, nagu me ilmselt kõik siin stuudioruumis teame, et midagi ka selles külma õlle joomises sooja päiksepaist sellise ilmaga, midagi selles ikka on ka. B-vitamiin. Jah, et mina, kui ma nüüd olen käinud mingitel üritustel, mulle meeldib teha mingi 2-3 alkovaba, rääkida inimestega täpselt samamoodi, talk shit, laugh, dance, kõik saab tehtud, kõik saab väga hästi tehtud ja ma saan homme minna oma asjadega edasi. Jah, see sul ikkagi päris palju nagu nii-öelda toimub ka ju, et sa oledki nagu muusik, sa oled näitleja, siis sa oled tegelikult ka treener ju. Ja tead, kas ma nüüd veel olen Liis või vaikselt viisi või? No ma võin olla õhtujuht, ma võin panna õhtu kokku, ma võin olla nagu ürituse korraldaja, aga kes ma nüüd veel väikest viisi veel olen? Ma olen ka motikamees. Otse Tihemetsa. See Tihemetsa tundub ka nii haige koht. Kas sa Tihemetsa Tiinat tead? See on sellepärast on see, aga see Tihemetsa krossi rada, tead, ma oleks nagu seda ennem kuskil näinud. Ma võtsin, suve algul tehti selline pakkumine, et just paneme kutid kokku, koolitame teid välja motokrossi sõiduks, ja siis augusti lõpus toimub Tihemetsa krossi rajal
selline võistlus, mida kõik tulevad vaatama, ja tundus niuke... Kõik külaelanikud. Minu näost on juba näha, et mul on kaherattalised on suured sõbrad, ja siis ma mõtlesin, ma pean mingitest oma hirmudest peast, nagu ma pean saama üle, no. Mul on see võistlus on siin järgmine nädal, et ega mul see oluline verstapost on meil ees, aga esimesed 5-6 trenni ma olin ikka niuke, et see, kui kiljuv naine kuskil, ma ei tea, esimest korda Ameerika mägede mingil lõbustuspargis, et ma ikka väga kartsin igasugusi asju ja igasugust mingit väiksematki vagu või kivi, mis tee peal ees oli. Nii, ja siis hakkad kuidagi vaikselt sõbraks saama, hakkad piire tunnetama, katsetama, saad kuidagi hirmudest jagu. Ja tänane päev seal Tihemetsas, see oli minule ja siis Redmoto nagu kuttidele ka, et kuule Juss, et vau, öö ja päev võrreldes nagu eelmise korraga, et seal on nagu puudutab motokrossi või kui selle peale nagu rääkida, siis ma arvan, Liis, meeldiks sulle ka, ma registreerin su järgmine aasta ära, me läheme koos sinna. Ja, sest tead, mis on seal üks nagu reegel on motokrossil, et on tegelikult... Nutma ei tohi hakata. Ei, ta on väga lollikindel hobune, ütleme siis nii, et ta püsib väga hästi selles kruusases või vagude rohkes rajal, nii. Aga ta püsib seal ainult ühel tingimusel, kui sa annad talle gaasi. Et kui sa annad natukenegi peale, et sa annad talle nagu hobusele piitsa, et nüüd on minek, et minu käes on kontroll, mina annan sulle jõudu juurde, siis sa lähed igal poolt läbi, kus sa tahad. Nii, kui sa hakkad vaatama ees, siin on vood ja võtad maha, siis hobune on... Et ta nii sõltub peremehe enesekindlusest, peremehe nagu hirmude sellisest mängust, ja siis sa saad selle hobusega mingit selle ratsuga sõbraks. Siit me lähme siit läbi, lähme sinna hüppesse. Mind täna kutsuti nagu seal maha öeldi, just nii pikka see õhulende meil veel ei ole vaja. Ei pea tegema 360 kohe esimesel treeningul siin Tihemetsal. Siis ma ei tule. et hästi põnev adrenaliini rohke spordiala, et ma julgen öelda, et ma lihtsalt sain aru, miks inimesed sellega tegelevad. Ja mina kindlasti ei tule sinuga, ütlen ma sulle kohe. Vaatame seda, Liis. Vaatame. Mul on isegi juba kruusa peal jalgrattaga sõitmine on siuke, tundub ohtlik. Okei, aga kas sa langevarjuhüpped oled teinud? Ei, aga ma olen mõelnud selle peale, et keegi peab ikkagi vist mind lükkama, sest ma niimoodi natuke niimoodi kartan tead. Ei, aga miks sa ei alusta tandem langevarjuhüppest? Ei, siis tundub elimalikum, et mul seal taga on. Ei, see on väga mõnus. Sealt peab alustama, sealt sa saad kõigepealt selle adrenaliini pisiku nagu kätte. Siis sa mõtled ise, kas ma tahaks käia need iseseisvad kursused läbi siin, et hakata üksi hüppama. See algab tandemist, pisik. Ja minu jaoks see mingi paar aastat tagasi, kui ma käisin Rapla seal lennujaamas hüppamas, et see nüüd nagu teine kogus adrenaliini, mille sarnast nagu väga, ütleme siin lihtsalt jala siin kõndides või joostes või kuskil hüpates sa ei saavuta. Jah, no mina olen natuke siuke, mina kardan väga palju asju. Mina ka. Ma isegi kardan, kui keegi mu selja taga kõnnib. Mina olen olnud ka ikka jänes. Jänku Juss. Konkreetselt. Ja nüüd sa oled motokrossi Juss. Kas see, aga las ta jääb. Aga mis sa arvad, mis siit nagu edasi saab üldse? Et kui sa kogu aeg nagu otsid nagu rohkem põnevust ja seiklust ja nagu, mis sa arvad? Et kuhu see siis ekskaleerub või päädib või? Millega ta võib päädida? Ei no, eks ta päädib mingi hetk sellise suvila vanamehe rolliga, ma arvan, kes lapsi hüpitab ja kapsaid rohib. Kõlab kuidagi loogiliselt. Lihtsalt selle vahega, et see vanaisa on endiselt aktiivne. Ma arvan, et tal meeldib trummi mängida oma ruunis, käia saunas. Ta näeb füüsiliselt veel aktiivne välja ja kas tal selline
üks suvila niuke vana proua kõrval on, ei tea, võib-olla hoopis tema selle suvila vanamehe juures käivad külas hoopis noored beibed. Siuksed suured mõtted. Mina ei või. Kes seda teab? Või miks mitte olla selline soliidses eas härrana? Ja, aga väga hea, et sa selle välja tõid. Mille? Selle beibede värgi. Sest mina tahakski nüüd küsida. Sa oled isa rollis. Sul on tütred. Ja. Mis, kas, milliste meeste eest sa tahaks neid nii-öelda kaitsta või kuidas sa neid nii-öelda mehena või nagu isana kasvatad, et milliseid väärtusi sa tahad neile edasi anda? Siin on hästi palju küsimusi koos. Ja, lõppkokkuvõttes vaata ega mina ja ei ole ka mul ju kuidagi elus minu vanemad minu eest midagi otsustanud, on ju. Et näed, nüüd sa pead võtma sellise naise ja sellise ja see käib nii ja nii ja nii. Elu mingis teeb ju omad valikud ükstaspoha mingises vanuses enda eest. Tahad sa seda või ei? Lähed sa gümnaasiumisse, lähed sa ülikooli, seal sa leiad midagi, kedagi või noh, ma ei tea kuidagi, et siin ei saa nagu öelda seda, mis nagu et seda nagu kellelegi ette öelda või oma lastele hakata ütlema, näed, selline, nii, et mis mina saan nagu oma tütardele või lastele nagu näidata, on see, et alustuseks võiks olla see, kes iganes tulevikus seal siis mehena, peikana hakkab olema, võiks ta ka näha füüsiliselt hea välja. Et siis on minu poolt ka juba ütleme, respekt, et ma saan aru, et sport, distsipliin, fookus, see kõnetab mind, et see on okei, nagu sa tead, Liis, kui sa näed füüsiliselt hea välja, kui sa teed fookust või oled distsiplineeritud, ütleme, trenni spordipisikuga nakatunu, ma julgen väita, et 70% inimesi võtab sind tõsisemalt võetamalt teistmoodi. Ta läheneb sind, ta vaatab sind hoopis teise pilgu ka. See on väga suur osa ühiskonnast. Sest nad näevad ära, et ma tahaks ka, ma ei ole pihta saanud sellele, mis sellel inimesel on. Ja tegelikult see ei olegi lihtne ülesanne üldse. Et seda ma annan oma töös nagu edasi, et aga mulle meeldib näha noori mehi ja ka siis tütarlapsi või tüdrukuid naisi, kes juba on sellele pisikule pihta saanud hästi noorelt. Et see on minu meelest kihvt, ja. Ja mis veel, läbi enda oma lastele huumor, meelelahutus või mängulisus, see peab ka olema, et ei oleks niukest, hea huumorisoon peab ka olema. Aga kas sina arvad, et huumorisoon, et kas see nagu nii-öelda inimesed, kes on naljakad, kas nad nii-öelda sünnivad sellega või kas huumorit saab õppida? Või nalja tegemist. Seda ma sulle ei oska öelda, kas seda saab õppida, on see kaasa sündinud, aga ma arvan, et meile kõigile meeldib naerda. Ma arvan küll, et see on nagu kihvt emotsioon minu meelest. Minul meeldib näha inimesi naermas, mul meeldib oma lapsi näha naermas, mul meeldib naerutada kuskil õiges hetkes kuskil inimesi, kas mis iganes situatsioonis, õhtut juhtides, bändi tehes, kuskil, eile kas või, ma ei tea, isa sünnipäeval, et see laua ääres ootad oma õiget punchline'i ja nüüd ma saan selle vanna ja kõigil on kõht kõveras. See on tore, minus see on tore asi. Ja see on meie ühiskonnas läinud nagu kahjuks nagu nii kokku kuivanud. Seda kuivatatakse nagu teadlikult maha, positiivseid emotsioone. See on päris nagu nii jõudne nagu nakkushaigus, millega peab võitlema või tegelikult ei pea, sa pead oma peast tegema lihtsalt mingi järelduse, seda haigust ma endal ligi ei lase, aga sa näed ikka küll, kuidas ikka meele ja heitlikult nagu tehakse tööd selleks, et inimesed oleks lihtsalt nagu, ma ei tea, kurvemad. Jah, hästi palju selles mõttes nagu piiranguid on küll, et mina mõtlen, et minu nagu nii-öelda, ma arvan, et minu huumor tuleb Kreisi raadiost.
et nagu ma kasvasin sellega üles, ma vaatasin iga nädal DVD-sid oma parima sõbrannaga, me tegime kõik naljad järgi, me olime mingi, no nii naljakas. Ma võiks siiamaani nagu, ma kuulan vahepeal Kreisi raadiot Spotify's mingid ülivanu osasid ja ma naeran ja ma mõtlen nagu mitte kunagi nagu tänases maailmas ei saaks need naljad olla okeid. Ja mul on nii kahju sellest, sest need on nagu, need on nii naljakad ja me võtame tegelikult nii palju asju isiklikult, mis ei ole üldse tegelikult, ma ei tea, minuga seotud. Aga nagu, et kui palju tegelikult nagu, et noh, minu unistus oli kunagi see, et ma teen ise Kreisi raadiot, et nagu ma võtan mingisugused sõbrad, kes on sama rumalad kui mina ja me teeme siukseid videoid järgi. Kõik need nimed, mis seal oli, need on geniaalsed. Ja nagu kõik need karakterid nagu nii naljakased, ma lihtsalt ei suuda. Ja et ma tahtsin seda nagu nii väga nagu nii-öelda isegi nagu taaslavastada mingid nagu nii-öelda osad sealt ja siis ma mõtlen, et nagu no tänases maailmas ma ei saa seda teha, et siin nagu kohe nii-öelda canceldatakse ära, et sa oledki nagu nii-öelda et kui sa kellegi kohta midagi ütled, siis see juba nagu nii-öelda läheb halvasti, onja. Et sa ei tohi nagu põhimõtteliselt mitte millegi üle nagu nii-öelda nalja teha, aga et mina nagu nii-öelda näengi seda võib-olla nii, et ma olen alati iseenda üle nalja teinud. Et it's not that deep, et vahepeal nali ongi lihtsalt nali. Et me ei pea nagu nii-öelda solvuma ja nagu, et naljad ongi nagu nii-öelda, selles osas ma olen nõus, et naljad peaks olema naljakad nagu nii-öelda kõikidele osapooltele. Et kui mina üksi naeran, siis ilmselt sinu jaoks see naljakas ei olnud ja see pigem teeb võib-olla haiget, et siis ma võiksin nagu nii-öelda mõelda selle peale. Aga et nagu nii palju nagu nii-öelda toredaid ja naljakaid ja lõbusaid asju saaks teha, kui me kogu aeg ei olekski nagu nii-öelda nii butthurt kõigest ja ei võtaks nagu nii isiklikult. Et stay active on üks asi ja mis puudutab igasugust niukest, ongi, et kui negativismi või mingi raskuste vastu võitlemist, see distsipliin, mis iganes asjadega sa teed nagu, distsipliin päästab, kas minu kõht koriseb või on motokrossi see vigastus on, jah. Võtsin selle Moitika hääle kaasa siia. Nii, et distsipliin päästab maailma. Ei mitte maailma, vaid väga, ma ei taha protsendinumbreid öelda, aga väga paljud sinu probleemid lööb distsipliin korda. Et kui sul on mingid niisugused depressiooni ärevus asjad, siis work your ass off on laias laastus nagu see, kuidas sa saad sellest nagu lahti. Et mitte võtta see, et ma olen nüüd, ma ei tea, ärev, keegi ütles mulle halvasti, mida ma olen ka elus teinud, appi, kurat, situti hing täis, kus see vein on? Ei no siis peidad pea liiva alla. Et sport aitab väga palju, nagu nii-öelda isegi, minul on ärevus ja ma ei saanud sellest aru väga pikalt. Naera niimoodi mul otse näkku. Mul on ka praegu siin suur ärevus. Võta sul snäkid kõrval. Sorry, mul kõht koriseb. See rikub. Meil siin saad ära niimoodi sinu näljatundega. Seda öelnud. Vere suukur nii madal poisid. Nüüd ma hakkan alles, nüüd läheb põnevaks. Siia me jääme, ma hakkan nüüd siin krõbistama rahulikult. Aga ühesõnaga, et nagu mina enda ärevuse puhul saingi sellest aru või õigemini, et ma käin 2 korda päevas trennis, ma teen kardio ja ma teen lihastreeningu. Ja nagu miks ma teen selle nagu nii-öelda kardio ongi see, et ma sain aru, et see tõmbab mu ärevuse nagu ja kui ma teen seda veel nagu hommikul, ma häälestan ennast nagu nii-öelda palju nii-öelda paremaks päevaks või et nagu minu ATH ajukene on natuke kurvameelne ka kogu aeg ja kui ma alustan oma päeva oma kindla nagu rutiiniga, milleks on nagu imeline kohvi, mille ma joon voodis kindlast tassist iga päev, kõik sama kindla piimaga, kindla toad, kõik peab olema nagu täpselt nii, nagu ta mulle maitseb. Ja peale seda ma lähen käin trennis ära, siis mul juba dopamiin on laes, ma nagu nii-öelda tunnen, kuidas mul on nagu mega hea olla, ma olen rõõmsameelne ja isegi mu kolleegid said sellest vahest aru, et mul lubati tulla veidi hiljem tööle, et please käi trennis ära.
lihtsalt sellepärast, et ma nagu olen nii meeldiv, ma olen nii tore, ma olen rõõmsameelne, et mu aju läheb tööle. Et selles mõttes on nagu nii-öelda spordil ja vaimsel tervisel on ka nii tugev seos ja nagu mõju ja mina ütlekski, et nagu nad on nii tugevalt seotud, et kui ma käin trennis, siis ma olen valmis ka tegema tegelikult neid muutusi ka näiteks toidulaua osas. Et ma juba pingutasin, ma võib-olla ei taha võtta seda 3. kringlitükki. Jah, muidugi. Mina Mina ei tea ka ühtegi inimest, kes käib, ütleme, 5-6 korda nädalas jõusaalis, aga endiselt on meeldib iga õhtu lauluõli üldsi lasta või mingid need toitumine ja fitness või toitumine trenn, need käivad käsi käes. Et seal ei saa vastuolu tekkida, sest muidu sa tõmbad endal lihtsalt, ongi, aju on väga kaks väga eri maailmat, et need, Et on küll inimesi, kes nagu mõtled, et ma tegin trenni ära, nüüd ma võin nagu premeerin ennast toiduga, aga need on ka erinevad asjad selles osas nagu, et seal on mingisugune nagu nii-öelda tugevam nagu nii-öelda see punktike, miks me seda teeme, et see on nagu nii-öelda ennast võiks tegelikult kogu aeg analüüsida ka, et võib-olla see tuleb lapsepõlvest, ongi siin kogu aeg nagu mingite tegevuste ees premeeritud ja sa võtad selle nagu nii-öelda kaasa, aga et nagu tegelikult see preemia ongi see, et ma tunnen ennast hästi, ma magan hästi ja sealt ka see tegelikult minu jaoks on distsipliin üks kõige olulisemaid asju üldse. Et see banaani oma on mega hea. Milline see on? Sorry. See kollase sinisega. Jah, see on proteiiniga. See on mu lemmik. Annaks neist. Inimene nägi, et on tasuta asjad. Kõik endasse. Midele see on tasuta munad ka täna. Aga et jah, et ühesõnaga. Aga kas nüüd, kui nagu nii-öelda on hea, on ja? Mul küll, jah. Inimesed läheb kohe tuju paremaks. Aga kui palju nagu sina jälgid oma toitumist? Kui sa mingite kummaliste asjaolude tõttu peaksid sattuma mulle koju ja nägema mu külmkappi, siis mu külmkapp on selline väga nagu prepipõhiline. Mul võib kuidagi teha nii, et pühapäeval külastada toidupoodi ja panna mingiteks järgnevateks päevadeks mingi nagu kondikava enam-vähem paika. Kondikava on minul meelest nagu selleks ka nagu oluline, et kui sul esmaspäev, teisipäev, kolmapäev on nagu kiire, aktiivne, et mul ei ole kiusatusi. Kuskilt tee pealt midagi kaasa arvata, mul ei ole mingit võib-olla pirukastoppe, võib-olla ei ole ka mingit räppi kuskilt või ma ei tea, lõunapaused, ma tean, mul ootab seal ja mul on seal palju parem, tervislikum ja kergem valik. Et mul meeldib, kui mul on üldse mul niisugust kartulit, riisi teinekord küll, aga väga palju on külmkapis kindlasti kodujuustu. Mul meeldib kodujuustu toppida nagu põhimõtteliselt igal pool, kus saab seda toppida. Serveerima seda siis, ma ei tea, kalaga serveerima seda, kanaga, lihaga, mis iganes, lihtsalt salatina. Kodujuust on üks kindlasti nagu, mis on alati külmkapis. Siis mul meeldibki, et seal on näiteks, ma ei tea, kala on seal, muna on seal, kana on seal, liha on seal, võib-olla lihtsalt mingid steike. Kõik on malgud, jah? Jah, et mida nagu teha, aga on ka näiteks, mina ei tea, hapukurki, avokaado, paprika, kurki, tomatid, mul meeldib teha nagu mingid salatid teismoodi kõrvale. Ja võib olla väike frikas seal ka niisuguse süsikese värgiga nagu, et niisugune 4-5 tükikest. Väike parmesan otsa ja ma olen väga-väga rahul. Nii, et aga üldiselt mul meeldib niisugune jah, võib-olla peedisalat või ma ei tea, proteiin sinna, aga et taldrikul olgu proteiini osakaal suurem kõikidest teistest. On minul mingi, ma ei tea, siis ma joon värsket pressitud mahla peale, sealt ma saan hoopis jälle mingid teised asjad. Aga mis ma peale neid nagu toidukordi tajun või olen tajunud ja mida ma annan ka nagu inimestele edasi, kes minu käest ka niisugust nagu toitumisnõud on küsinud, et peale sellist toidukorda mitte kordagi ei ole mul rammestuse momenti, et ma peaks seda hakkama kohviga päästma. Ja miks? Sest seal on proteiini osakaal on siis nagu kõrgem ja sealt värskelt pressitud mahladest ma saan väga hea nagu energia, mis ei ole suhkrul baseeruv, vaid igati nagu looduslikul või sellel, mis tal iganes seal vitamiinide baasil nagu looja sinna peedi sisse või apelsini sisse toppinud on või pannud. Et mul meeldivad need toidud ja, või kuidagi hästi lihtne, kerge tegemine on ju,
ahjulõhe, igaüks saab sellega hakkama. Kodujuust sinna kõrvale, võib-olla teinekord väike praekartulaigu ja omlette teha, mulle meeldib nii. Siis loomulikult on süsivesikupäevad, loomulikult tuleb võtta vahepeal, tulebki kebaabi süüa, tulebki pitsat süüa. Tuleb neid päevi ka teha, aga junk maitseb oluliselt palju paremini, kui sa oled olnud mõnda aega niisugusel väga distsiplineeritud teisel tervislikul lainel. Okay. Jah, ma ütleks, et see on nagu nii-öelda kuidagi tundub, et see on nagu nii-öelda meeste teema ka veidi, et kõik on see nagu nii-öelda lihaskasvatus ja valk. Et kui rääkida nagu nii-öelda tervislikust toitumisest või nagu mitmekesisest toitumisest, siis nagu mina lihtsalt oma ametipõhiselt ma pean seda lihtsalt ütlema, et nagu nii-öelda süsivesikuallikas on mega nagu oluline. Et jah, et kui ma ei tea, leivaviilukesed ja kõik siuksed asjad ka sinna juurde. Sorry, ma olen suur võileiva fänn olen mina ka nagu ja röstida leivakest, panna sinna mereveiku peale väike juust, küüslauk, lõpetada, teinekord pool pätsi võib panna õhtul lihtsalt. Soojenduseks. Nagu enne õhtusööki. Aga et nagu jah, et siis ei ole ka nagu nii-öelda neid kukkumisi, mis nagu nii-öelda, et kui meil on ka väga tugev nagu nii-öelda süsivesiku puudus, siis väga tihti tekivad söömasööstud ja ju nagu isud just tekivad ka nagu nii-öelda sellest, et see, et söömine või nagu toitumine peaks olema väga tasakaalustatud ja kui sa oled veel aktiivne inimene ka, siis pigem jälgidagi seda, et sa oleks nagu nii-öelda mitmekesine. Jaa. Mulle meeldib mitmekesisus. Mulle meeldib minu mitmekesisus elu erinevates valdkondades ka toidulaual. Täna mul on näiteks plaan teha niisugust väga klassikalist frikadellisuppi, ise praadida frikadellid, see on kuubikutega teed seal väikse puljongsi valmis enam ja. Ehk siis viitsid isegi tegelikult kokata ka. Võt selle jällegi. Selleks tuleb olla aeg, see aeg peab ka nagu olema jääma, on ju. Aga kui on niisugune nädalasisene töönädala aeg, peab mul olema prep valmis, et ma tulen, krõps, mul on lihtne, see. Jah, see aitab nagu hoida ka, siis mina ütlen selle kohta, et ma nagu food prep ei tee, aga mul on nagu mul on baas nagu nii-öelda alati olemas ja baasiks ongi siis nagu kas valguallikas, hakkliha, mingisugune nii-öelda kanafilee, toorvorstikesed, mis iganes on ja. Ja siis on kas riis, tatar, pärlkuskus, põhimõtteliselt mu lemmik 3 asja. Ja siis kui ma need nagu nii-öelda, need on alati olemas. Näljane tuli. Et kui see on liis, kas seal süüa saab? Ja saab, okei, kohal. Kas snäkk on? Snäkk. Tõesti hea, sorry. Meil on eeter täis ja? Hakkame lõpetama. Okay. Sorry, Liis, ma segasin vahel, andeks. Ma võtsin nüüd juba 3. batoonikese ja tõesti see banaani proteiinipaar väärib küünlaid. Ma räägin, ma vahepeal sõin seda iga päev. Nagu see oli minu see nii-öelda magustoiduke, mida ma ootasin peale trenni. Tead, mis on hea magustoit? Annab väga palju energiat. Mõned päevad tagasi ma nooremale tütarele katsusin ka nagu seda hulkugi, et laua peal oli Ben & Jerry's cookie dough. Ma loodan, et seda Lidlis täna poole hinnaga ei ole, sest muidu ma söön jälle kaks ämbrit nii, et lagi on valge, see suhkru üledoosist nii. Kaldusin teemast kõrvale, et jaa, teinekord kui niisugust magusat ja värki, seda tuleb ka, seda tuleb osata doseerida. Oota, aga mis asi see oli siis? See magustoit, millest ma rääksin, see on väga lihtne ja see annab väga palju energiat ja mul on teinekord, ütleme, et kui ma olen kodus söönud, mul on kiire aeg nii, siis ma võin neid mitu tükki süüa. Ja nüüd, Liis, arva ära. Seal on 2 komponenti. Üks on kollane. Koogel-moogel. Ei ole, üks on banaan, on ju. Näed, nagu see siin on ju. Banaan. Ja nüüd sa võtad teelusikaga mett, paned banaani peale ja banaan meega. Väga paljud sellised fitness, niisugused mehed, keda ma jälgin,
neil on see laual magustoiduna, et see annab hästi ja annab ka nagu energsi. No, jah, ta võtab nagu looduslik nagu suhkur on, et sa saad sealt oma suhkurasja, näiteks peedimaht samamoodi. Sa jood selle ära, sul on tegelikult maguseisu 8-3 päevaks kadunud, sa ei taha nagu. Jood regulaarselt peedimahla, siis sa lihtsalt sealt saadki oma peedisuhkru kätte. Aga ma soovitan teinekord sul proovida, Liis. Banaan, meega. Okei. Ja mina kui toitumisnõustaja mõtlen kohe, sinna peaks olema mingisugune pähklikene ka juures, siis on ilusti paneme need süsivesikud riidesse. Et mul on diabeet ka, nii et ma arvan, et kui ma sööks banaani meega, siis ma lihtsalt oleks nii hea põrandal maal. Arvad, ma ei ole näinud ühtegi inimest, kel banaani meega on näinud mingi niuke kombo. Siis neid ei saaks poest kätte. Ma olen neid inimesi näinud, siis nad on saanud kuidagi muiskid siit samast Mustamäelt garaažide vahelt on midagi müüdud. Paksleid banaani. Tuu siia, mul on üks banaan. Üks meesid vaata vastakule paremale. Appi. Nii, aga ühesõnaga, kuidas me selle kõik nüüd siin kokku võtame? Oled su kõhu täis saanud, et saame ära lõpetada selle pudi? Vaata, siin on meil... Kuidas me saame jutu siis kokku võtta? Alustame siis sealt, et tuleb olla iseendaga aktiivne sõber. Okei, ei või jaa. Noh, Yeah. Liis on nõus. Tuleb olla aktiivne, tuleb olla ka mänguline ja minna nagu... Jah, no näed. Hoiatus. Miks sa kohe seda ei näidanud? Me hakkasime siin pikalt rääkima sellest. Me oleksimegi saanud ainult sellega. Nii. Sport, liikumine, kõik, mis paneb nagu läbi liikumise, läbi mängu, läbi spordi, vere kuidagi käima, on suure tõenäosusega väärt selle tegemist. Nõus. Inimene lihtsalt niimoodi ütleb fakte. Kui sa tahad hüppa langevarju hüppe või nad käi seal on ju, tee see langevarju tandem hüppe kink oma emale või noh, ma ei tea, üllatage ennast nagu pereringis aktiivsustega. Ja, see on väga hea mõte tegelikult. Et see loob ka nagu mingi teise keskkonna kodus olemiseks on ju. Et näed, mina nüüd hoopis tegin teile padelitrenni, ma ei tea, MS-i või kes iganes, et te lähete hoopis sinna, et teil tuleb niuke aktiivne päev on ju. Mitte ei pane laua peale 3-4 pudelit säästukanget. Jah, või laua viina on ju. Üks on toasoe ja teine on jääkülm on ju. Mitte ei pane laua peale ühte toasooja ja jääkülma laua viina, vaid panete mingi aktiviteedi, noh. Võib-olla ka teatris külas käik või loominguline on ju. Jah. Et aktiivne. Ja aktiivne peab olema järjepidev. Et sa oskad võtta aja maha ka aktiivselt ja oskad ka puhata minu meelest niisuguse aktiivse mindsetiga nagu. Et see on ka nagu võimalus. Et ei ole, puhkus ei käi kindlasti nii, et ma lähen nüüd kuhugi, ma ei tea, reisile, kus ma 4-5 päeva, ma ei tea, tarbin õlut hommikust õhtuni, noh. Et see on korraks nagu võib mingi aja maha võtta selliselt, on ju, aga tegelikult saab teistmoodi ka puhata aktiivselt. Et minu jaoks väga nagu hea puhkus Pidime hakkama lõpetama. On minna jalutama kuskil, on ju, või noh, jah. Ma ei taha süüa ka rohkem. Et ühesõnaga, et olla aktiivne, olla endaga ja sõber läbi selle on kindlasti parem. Liikuda, inspireerida see läbi oma lähedasi rohkem, nendega koos teha aktiivseid aktiviteete, sest minust nii sa rikastad enda elu ja ka lähedaste elu või sõprade. Et ma arvan, et võib-olla oleme mõlemad ka seda nagu kahtlemata teeme ja teeme suure tõenäosusega veel edasi. Kas võib-olla selle lausega ongi siin Liisi juures hea lõpetada? Anname sõna. Tagasi stuudiosse. Jah, tagasi Decora. Soodusvahest. Aga tegelikult suur aitäh, et sa leidsid selle aja ja tulid siia. Meil oma tarkust eri niimoodi. No kui nüüd tuli. Aitäh sulle, Liis, kutsumast. Ma küll hilinesin. Tund 20. Tund 20, aga ära ootasime. Eks seal Decoras oli ka palju inimesi.
järjekorrad olid nii pikad. Vähemalt said kõhu täis ja edasi minna. Aitäh sulle kutsumast, aitäh Liis.